selline võigas, kui jälle kõlarites loodikud, siis hõika. Suva jobi jaoks ma pole jäävaid alla, need käed niisama, mu nime suhu ei panda. Tool kiireneb, tüübid jäävad taha, vaata peegli, olen paikas saatnud kord, loodikute reegli. Esiteks läbi diplomaatias sõlmime. Eesti hip-hop festival on alanud ja esimene artist esineb, nii et lähen teen mõned teigid ning väljas on mega soe ilm, ilmaga on vedanud, vihma ei lubanud, näitab hetkel mingisugune 22 kraadi sooja ja tundub, et ka homme on korralikult hea ilm. Kell on 8 ja triibupasta peaks kohe esinema hakkama, nii et sain siin veidikene süüa siis kana friikartuleid ja pool praadi jäi alleski, nii et väga suured, väga head praed. Julgen ausalt soovitada hinnang 10 palli süsteemis, tugev 8+. Aga ei ole aega siin praegu rohkem seletada, nii et tuleb nüüd ruttu võtta kaamera ja kapatale siis lava peale ja vaadata, kuidas siis triibupasta selle rahva korralikult käima tõmbab. Triibupasta lõpetab 5 minuti pärast ja ütlen niimoodi, et olen mina iga jumala kord väga imestunud, kui triibupasta peale tuleb. Ma mõtlen, et ei ole võimalik nagu rohkem rahvast käima tõmmata, aga iga kord pean nentima, et eksin 100%. Kui see bänd, artistide trio Boy Pepperoniga peale tuleb, siis see tõmbab ikka niimoodi rahva käima, et paha hakkab kohe. Aga jah, järgmisena tuleb siis pitsa ja lähen viskan sellele pitsale ka pilgu peale. Aga süüa ei olegi jälle aega, nii nagu ikka. Toit seisab mul seal ja ma ei tea, kuna ma seda süüa saan. Jooksen seal, kus on libe. Jooksen, kuniks vetel pääsed tige. Jää küll vesi ja ma pissin selle liige. Triibupasta näite neile. Oh tight, õpi ujuma. Õpi veel, liigur tabaks ujuma. Suur tänu, A-rühm oli majas! Tehke suur aplaus A-rühmale! Aga ärge minge kuhugi, sest pidu alles algab! Tehke ühe väikse suure aplausi Kenkale ka, kes on selle pea püsti pannud Päris korralik pidu ikka. Möll käib küll, me ei ole väljas, on mingisugune, ma vaatan palju kraade on, kraade 16 ja siin on vahur. Tere tulemast kohale. Kuida pidu meeldib? Väga hea, just nautisin hetk tagasi A-rühma lava ees. Super. Sinul on see siis nagu esimest korda siin? Jaa. Vot, nüüd oled sa minu vlogis ka. Aga jah, oleme lõpuni, on ju? Võtame ikka maksimumi. Luubu tuleb ka varsti. Oi, kuidas ma tahaks ise praegu õlut juua, aga kahjuks ei saa. Sest kõik, mis sa teed alati ju hästi.
kell on 2:31, meil on laupäev ja täpselt 12 tunni pärast olen ma siinsamas festivali alal Jumal tagasi. tänatud, mina ei ole, aga jõudu sulle. Paistab, et sa jäid väga rahule peoga. Jah, ütlen ausalt, et A-rühm oli minu jaoks väga hea esinemine, päriselt ka. Ja Nublu show oli ka teistmoodi ja mulle väga meeldis. Nublul oli hääl ära. Vahet pole, seal oli väga palju ägedaid taustalajad ka, need kõik oli väga hästi. Homme on minul hääl ära ja siis olen mina Nublu. Aga jah, homme juba näeb siis siin samas, nii et adios. Hip-hop festivali teine päev ja olen siis hakanud liikuma hip-hop festivalile. 13:30 on siis koomikud täna seal huumorit tegemas ja Sander Õigus ja Daniel Weisberg oli siis juba eile seal kohapeal, nägin neid ja küsisin kellaaega, et orienteeruvalt siis 1:30 paiku nad seal üles astuvad ja mul aega siis hetkel kohale jõudmiseks kuskil pool tundi, siis võtta tehnika ja siis jäädvustada. Eilne festivalipäev oli väga melukas, väga äge selles mõttes, et ilm oli äge, mis on Eesti festivalide puhul üks väga määravaid tegureid, et kui sul ikkagi ilma ei ole, siis ei tule ka rahvas, et viimasel ajal ma olen täheldanud seda, et erinevatel pidudel, festivalidel, väliüritustel on see, et rahvas ostab siis selle pilet ikkagi viimasel minutil ka, et vaadates siis nagu ilma, et see eelmüük on eelmüük, see on siis nagu kindlale fännile, kes on nagu 100% sõltumata ilmast siis otsustanud, et ma sõidan kohale, vahet ei ole, kuhu Eestimaa otsa, et tahaks näha siis oma lemmikartisti või DJ-d. Aga ütleme see, kes nagu on niisugune so-so, siis need ostavad ikkagi pileti täpselt siis samal päeval, mis sest, et see pilet on siis ütleme koha peal kallim. Ei ole kerge, ütleme, teha sellises mastaabis nagu festivali, nagu see hip-hop festival on, et kui vaadata seda ala, et kui suur see on, kui palju on erinevat logistikat, kõik võimalik müügikohtadest, söögikohtade ja suurte väikeste lavadeni välja, et see on niisugune kõik nagu saada klappima ilusti, pluss siis piletimüük, turvapool, kõik see on ikka väga-väga suur töö ja müts maha siis Mölsi ja Genka ees, kes siis on nagu selle suurimad eestvedajad ja muidugi kõik teised ka, kes on panustanud sinna jäägitult oma aja ja hinge. Aga jah, et jõudes siis Elvasse kohale, siis viskan pilgu peale juba, et mis siin täna seal huumoriklubis täpsemalt toimumus on, et eelmisel aastal, üle-eelmisel aastal jõudsin siis, kui ta just läbi oli, nii et tahaks ikkagi veidike nalja ka saada päeva peale. Aga jah, ööbimised asjad ja kõik värgid, et pullna selles mõttes, et ala on äge, Elva täiesti Eestimaa teises otsas, kui võtta nüüd mingi Tallinn või mingi siukene Pärnu ja nii edasi, et mis on tegelikult ju suvel suuremad mekad. Aga jah, seal mändide all minu arust ideaalne koht, kus üldse sellist festivali korraldada. Praegu vaatan, et auto esiklaasi peale tulevad mingid väiksed vihmakübemed ja ma loodan siiralt, et tänane festivali päev jääb vihmavabaks või kui see vihm tahab tulla, siis teeks mingisuguse hästi väikse sutsu, aga mitte rohkem selles mõttes, et üle-eelmine aasta siis oli teisel päeval hakkas kell 6 sadama ja 100 öösel kella 3-ni, et see oli niisugune korralik raju ilma raju pidu. Ja siis jooksin selle vihmavarju ja kaameraga ringi ning äike ka lõi, nii et korralik oli niisugune mast oli käes, nii et vaikselt mõtlesin, et peaasi, et pauk pihta ei käi endale. Vot, aga nüüd siis juba näeb siis Elvas koha peal. Viis kohal. Päike sirab. Puugi ja sääse tõrjevahend on
peale lastud igale pool riietele pähe ja kõik võimalikesse kohtadesse ja hetkel siis on suund sinna huumorilava suunas. See pidi seal olema, kus siis Pelta Reiv on. Lähen viskan pilgu peale, mida siis Sander räägib või kes seal üldse kohal on. Et rahvast on veel suhteliselt õredalt, et ei ole väga palju veel. Kõik on eilsest väsinud. Aga tundub, et täna tuleb jah, ilus ilm jälle. Siin oli päris huvitav legendaarne raadio ja baar, et siuke mõnus lounge, kus nagu tiksuda pealavast piisavalt eemal ka, et ei ole seda müra nii palju ja saab rahulikult aja maha võtta. Aga ma kuulen jah, midagi toimub seal. Jõuan kohe kohale ka, vaatame, mis seal täpsemalt siis on. Tere. Ta on ka uuem, väga tubli, tore. Kas me oleme valmis olema toetavad ja mitte vahele karjuma? Daamid ja härrad, teete tuleb Martin Laasi. Tere hommikust, Eesti Hip-Hop Festival! Kas tuju on hea? Super! Veel on! No sa oled mälus, sul on muidugi head või? Mitu nüüd kõik teavad, kust ma pärit olen täna? Mu järgmine lause oleks olnud see, et ma olen viimasel aru saanud, et Jõgeva inimestel ei ole kõik päris korras. Ja see tundub õige. Aga jah, ma olen aru saanud, et Jõgeva inimestel ei ole kõik päris korras. Aga ei tore on, Eesti suvi on ikka nii kõva nagu 90 päeva täiesti mälus. Aga, kas teie olete tähele pannud, kuidas Eesti inimese suhtumine rahasse suvel 2 kuuks, et sellest konservatiivsest rahatargast eestlasest saab järsku mingi tulas see, et rahakratist saab malluka meest. Ei, tahtsin käia see suvi ühel teisel festivalil ja ütle kus, aga võib-olla Saaremaal. Vaatasin plakati pealt festivali hinda, mul oli täitsa putsis, miks te nagu kroonides olete hinna pannud. Selles valuutas me nii palju nulle ei pane, on ju? Päris hea. Ossin ära. Päris hea. Meil on teile üks väga eriline etteaste pakkuda. Ma ei teagi, mida tema kohta öelda, mida ta kohe ilmselt ise ei ütle. Võin natuke freestyle enne teha. Kas keegi tahab freestyle'i? Jou, kas keegi on valmis jobilausta kuulama? Jou! Mis ma siin festivalil ikka maha? Miks ma siin magan? Ma võiksin Pelta Reivil saada taha. Jou, lähen lakun selle tüübi laupa. Äkki saan ta munni, äkki saame kaupa. Hau. Homo jõuluvana, toob kotti täis jobi. Davai, aga Beebilusta manager on rääkinud. Daamid ja härrad, aga meil ei tule praegu lavale Beebilust, meile tuleb lavale Andrus Elbing. Palun teeme häält. Esimest korda elus teeb stand-up'i. Mis te tõesti arvasite, ma teen selle ära või? Nope. Okei, ja, mulle märkab ka. Ma panin ennast täis peaga siia kirja raisk. Ja ma jätsin selle pärast joomise maha. Täis putsi. Ma pidin joomise maha jätma, siis ma sain siukse šokki. Aga mida mul siin kaotada on? Mainet. Millist? Okei, ja ma võtsin märkmed kaasa. Mul see õigus on olemas. Võhikuna. Sandril seda õigust ei ole.
Ja üleüldse, kas te üldse teate, kuidas nagu õigeks stand-upi meheks saadakse või? Teate või? Mis räppi? Ei ole mingit räppi. Kuidas saadakse stand-upi meheks? Õpetaja, tõstke käsi. Ei ole, keegi teab või? Ehk siis te olete kõik nagu mina olin kunagi tagapingis, kes ei tõstnud käsi. Mis arv ma loll pole või? Nii. Mina ei tõstnud käsi, kõik tõstsid käsi ja õpetaja näitas mulle. Alati näppi, näid, vasta sina. Tuleb näidata publikule paljast perset. Minu perset ei näe. Väga muljet avaldav igal juhul, et selline mürgel, et ma ei olegi kuulnud seda artisti Winny Puhhi ma tean, aga Beastie Pohhi küll ei tea. Ja pean nentima, et väga hea esitus. Küll aga on pilved taeva kohale tulnud, aga need ei ole murepilved. Ja järgmiseks on siis Pro Check. Nii et valmistun siis selle Pro Checki etteasteks. Küll olen ma nüüd ära kaotanud ühe kaamerakorgi ja iga jumala kord kaotan ma midagi ära. Õnneks ei ole veel ennast ära kaotanud. Ei tea, kuskil muruplatsi peal vedeleb või pagasnikus kuskil. Kurat seda teab, kus ta on. Tõmban veidike hinge ja vaatan, palju mul siis aega jäänud on siin. See on siis tänane 17.00, 6 minuti pärast siis lõpeb. Ja siis hakkab Pro Check ja siis tuleb juba Bad Art ja siis hakkab juba pidu veel rohkem hoogu üles võtma. Vot nii. Esimene sõidab läbi 24 Sajaga must on äri võimalus keerata tüm kõvemaks, siis keerake see palun kõvemaks. Ma arvan, et laval on hea, aga pange juurde voluumi. Korter on kallis ja külmkapp on tühi. 75 tuil tema pisarraid ei pühi. Näputal lopisti liigub mööda nurga taguseid. Laev on ammu põhjas, ikka tõstavad nad panuseid. Et kui jutustes käib miljonime. Üürital on maksmata seljas kallis bränd. Bad Art. Vana hea, lege, klassika. Väga hea. Peale seda on siis juba Lotei, ehk siis 25 mintsa pärast. Palav, aga ei hädalda. 4 palgapäeva pärast on juba jõulud ja nii ongi. Kui sa mul blokkini selles stoon, siis võtan su pääsi. Kiirid mul klubis on kaasas, suhmine tšeki mu bagi. 3 ketsine joint, ma panen nüüd läägi. Ma olen nii pilves, kennest ära räägi. Toitsa putsist, mida jumala kettasse, et ma ei tea selle loo sõnu.
abilõuste esinemine oli mega hea. Üle pika aja laivis näha. Nägin viimati 2 aastat tagasi, siis kui ta oli hip-hop festivalil. Või oli isegi 3, minust oli 2, aga tõesti äge oli. Aga pole aega siin rohkem pikemalt seletada, lähen kappan kohe lava peale, sest RLV Massive esineb ja tuleb võtta maksimum. Sii, Lego, Eesti hip-hop festival, kuidas teil tuju on? Toote, kuidas teil tuju on? Okei. Vähesed, kellel on süda veel ehe. Vähesed, kellel veel süda on ehe. Five Loops esineb siis hetkel ja peale seda siis on Ansu Kung ning siis Sam ja 5 miinust, nii et kell on 12 läbi 5 minutit ja sisuliselt on 2 tundi veel siin vaja aega veeta ja filmida ja nautida seda hip-hop festivali siis 20. sünnipäeva puhul tehtud suurt ja võimast pidu. Tal ei meeldi mu sarved, las soen suudi mardal, hoiatan ema, jätan arne otse mere põhja mu kõrvel. Ta tuleba, ta ei kuula, ta minu sumust ei muuda, siis sosistab poole kõrva, plaanib tänaseks minu mõrva. Seesama taamsin ees, tema on kuskil plaanides ja ma põhjuseid teie maid klaasides tagasi on siin ja moraalides ja mis ta siis homme teeb, jätame mured siin homsele. Käsi püsti, kes on kõik päevad siin Elvas olnud lava ees see aasta. Käsi püsti, kes on iga aasta siin lava ees olnud Elvas. Käsi püsti, kes arvab, et Tarude on välja mõeldud. Käsi püsti, kes on 20 aastat käinud siin lava ees. Käsi püsti, kes on 20 aastat käinud siin lava peal. Sutissid on paksud nagu burgeri saia. Kas paneme selle festivali kinni? Ma tahaks näha keha omasid paljas. Esiteks valame Tilga Paavlile. Jumalal on sarved ja ta nõuab juurde. Teiseks paneme kõik lavatuled kustu.
kes kontrollib kõik kustu, kõik kustu, kõik kustu. Midagi küpseb. Teie tõstke üles kõik tuled üles. No persi, teil on telefoni kõigil ju. Jo, go, veel. Aitäh, Elva! Suured tänud.